tere taas. Nüüd joon piparmünditeed, sest AI ütles mulle, et piparmünditee aitab ka just nagu kummel omal moel aitab rahustada siis tegelikult ka piparmünditee aitab niimoodi jahutada, jah, jahutusefekt. Üks on tasakaal, teine on siis niisugune nagu jahutusefektiga, et mõlemal on oma funktsioon ja nagu on klassika, eks ju, taimeteede klassika. Mis ma veel tahtsin rääkida, on see, käisin täna poes ja see teema on juba läbi käinud varem ka, kuid ta jääb ikkagi ringlema. Ja ma tahan seda seletada sellepärast, et ühiskonnas on väga palju valearusaamasid selle teemaga seoses. Sellepärast, et antakse impulsiivseid hinnanguid ja need hinnanguandjad on tavaliselt need, kes endaga üldse tööd ei tee, sisetööd sügavuti. Nimelt, praegu on 2026 aasta. Number 1, meesenergia. Ma tahaks isegi öelda, et number 1 on hästi selline toores meesenergia. Ta on küll leadership, ta on küll võimas ja väekas, aga ta on siiski see hürgmehe nii-öelda sümboolika. Et võib-olla number 4 on rohkem selline stabiilsem meesenergia juba. Et järgmine aasta on 2, eks ju, 2027 on kokku liites kõik need numbrid 2, mis on algne, ürgne nii-öelda naisenergia. Ja ma ütleks, et need mõlemad on siiski sellised võimsad, väekad, ürgsed on ju, aga neis on ka omad sellised piirangud. Nad on veel rohelised siiski, tegelikult sügavuse mõttes on nad siiski rohelised, nad alustavad uut ringi ja nad kasvavad läbi protsessi. Aga number 3 on juba keisrinna, küpsem naisenergia. Mis ma tahan öelda, et see 1, 2, 3, 4 järgnevad aastad. Ehk siis järgnevad 5 aastat umbes. Loksuvad sellised meeste maskuliini ja feminini energiat paika meis kõigis, isegi need, kes ei teadvusta seda. Veevala ja ajastu plaan on olnud see, ma näen. Ja me õpime ju, mis ma selle all mõtlen, on see, et meis kõigis on emba-kumba või mõlemad. Feminin, maskulin meis mõlemas on ju 50-50. Me mõlemad tuleme emast, isast 50-50. Ja see ongi see, et meil kõigil on oma hingedena siiski. Me oleme eelkõige hing, kellel on selles kehastuses see keha, meel ja hing ja amet ja nimi ja elukoht. Aga tegelikult hing on meil läbi elud olnud. Ja selles kehastuses me oleme seda. Ja meil on omad hingeõppetunnid. Ja tavaliselt on nii, et ikkagi kõik taandub lapsepõlve või eelmistesse eludesse, kas siis maskuliini või feminini õppetund või nende koosmõju. Ja kellel on isa, kellel on ema ülesanded, et tundmaks iseennast kui tervikut. Väga palju on ärganud seda, et kus meesterahvastel ei ole olnud isa olemas lähedal või neid õpetamas või need ei olnud emotsionaalselt lähedased või midagi sellist. Ja neil võib olla seetõttu, kui nad tahavad õppida inimsuhteid,
emotsionaalselt intelligentsed, nad tahavad neid õppida, siis neil on läbi teiste inimeste, nad püüavad seda tühimikku siis täita läbi suhtlemise teiste inimestega või koos töötades teiste inimestega. Ja neil võib tekkida suurem vajadus sellise emotsionaalse läheduse järgi, kui neil seda ei ole olnud. Ja siis võib juhtuda nii, et maskuliin ja maskuliin või nii-öelda kaks meest võivad, neil võib olla selline sõprus, kus on selline nagu kokku lepitud hingedena, et on emotsionaalne lähedus. Ja see võib olla ajutine nii, et kogeda seda kogemust, mis tunne see siis on. Et kui on, ja tihti see on tegelikult see kas isa või ema, kas maskuliin või feminiin, pane see enda konteksti nagu see, aga see on ajutine. Mõnel on ka naisterahval näiteks, kes emaga ei olnud lähedane, on seda. See tegelikult seal ja mõnel kell kolmandal võib tekkida selline, kas need on nagu lesbid või geid või? Sa oled kaugel tõest. See on hingeõppetundide läbimine, neil on omad jutuajamised, neil on omad kokkulepped hingedena olnud, et nad aitaksid sellest tühimikust, sellest valust, sellest kurbusest üle läbi kommunikatsiooni puhtalt tihtilugu. Või koos tegemise, mingi kas trennid, hobid, tööd, koostööprojektid. Et viibida koos, et suhestuda, et mingi teema läbida, protsessida. Ja tegelikult seal ei pruugi olla, et on gei või lesbi. Vaid seal on mingi hinge sügav vastakuti sünergiline, üks õpetab ühele, teine teisele mingit osa. Võib ka nii olla, et üks õpetab ühele ema, teisele isa osapoolt, kui sügavalt uurida. Ja need, kes ei tea tegelikult enesearengust midagi, annavad siis hinnanguid. Hinnanguid antakse, mis ma olen tähele pannud ka, kui on väga selline toores või primitiivne maskuliin ja kui ta on harjunud distorted feminiinidega, karmaatiliste feminiinidega ja ta kohtab oma teel divine feminiini. Ja divine feminiin näeb selle läbi, et tema standard on distorted feminines ja ka see maskuliin siis, ja ta ütleb sellele maskuliinile ei. Sest ta teab, mis sellega endaga kaasa toob, need draamat. Ja siis see maskuliin, kes veel õpib neid õppetunde, võib solvuda, et divine feminine talle ütles ei. Tema ego saab raskelt riivata ja siis ta muutub võimuvõitlevaks, kättemaksu imuliseks ja hakkab kutsuma seda naist, et tahab õigustada oma ego. Et kas sa oled siis lesbi või, et sa minule nagu ei ütlesid. Või et kas sulle ei meeldigi siis sest ma olen ju nii suur ja võimas ja kõik see. Või siis, et hakatakse talle ütlema, et tema on distorted, projitseerima, et tema on distorted feminin, sest ta ütles ei. Väga tihti öeldakse divine feminiinidele ropendavaid sõnu ja sildistamisi, kas kadedusest või ego sai riivata. Aga tegelikkus on see, et minnakse oma distorted eluga edasi pärast ei. Ja ei võeta seda kui õppetundi väljakutseks areneda, vaid võidelda selle peegeldusega. See oli tegelikult väljakutse arenguks, üleskutse. Aga minnakse tagasi oma mugavustsooni ja saadakse aru, et tahetakse olla nagu ego üle. See ongi väga primitiivne tegelikult maskuliin, kes on veel seal number 1 energias.
aga ajaga, aastatega see kogemus lahustub. Nagu ma ütlesin, me liigume keisrinna keisri arhetüübi suunas. Praegu ma ütleks isegi, et on nagu mõõkade või selline rüütli energia. Number 1 on selline küll väga hea liidri omadustega arhetüüp, aga palju on veel, mis on nagu vaja veel kogeda ja läbi suhtluste see toimubki. Ja kogu ühiskond teeb seda, kogu globaalselt. See ei ole ainult Eestis nii, globaalselt. Et kollektiivselt veevale ajastu kuidagi ärgitab seda, et me küll austaksime ürgset olemust, maskulin-feminiin, kuid me liiguksime sinna nagu rohkem külluse suunas, mitte puudusteadvuse ja ellujäämis suunas, vaid rohkem sellises küpsuse suunas, loomise suunas, südamega loomise suunas. Ja nüüd ongi nagu pealtnäha justkui nagu, kui kollektiivi vaadata globaalselt, on natuke ühiskond lõhestunud. Vastandumine meeste ja naiste vahel, solvumine, vastandumine, kuigi tegelikult on selle eesmärk äratada meid arengule, evolutsioonile. Need, kes seda mõistavad ja niidi otsas kinni võtavad ja teevad seda, neid saadab edu ja küllus. Aga see võib võtta aega. Ja siis võib-olla tunnevadki nii naised kui mehed eraldi, et parem on protsessida kas naistega omavahel, naised siis naistega ja mehed meestega omavahel. Justkui nagu 2 leeri on tekkinud teatud mõttes. Et sest usaldus on kadunud kuidagi nagu. On tekkinud selline. Mõlemad äratavad teineteisest sellise lapsikusest küpsusele tegelikult. Kui see 1, 2, 3, 4, kui ma vaatan, see näitab seda. Isekusest rohkem nagu ühtsusesse, ühtsuse suunas, teineteise mõistmise suunas. Ja praegune aeg ongi nagu natukene nagu lõhestunud mehed ja naised omavahel, et neil on vaja nagu nad arvavad, et meestel on meestega ja naistel on naistega kuidagi usaldusväärsem või turvalisem oma arenguprotsesse läbida. Iseenesest see ei ole õige ega vale, see on lihtsalt niisugune periood on selline. Ja see ei tähenda, et keegi on kas lesbi või gei, vaid see tähendab, et praegu tundub turvaline sellisel moel. Aga see on lihtsalt üks etapp kogu tervikust. Et see liikumine on. Et siin ei ole nagu õiget ega valet, see on nagu normaalne praegu loodus. Isegi see distants on isegi nagu vajalik, et jõuda oma sellise sügavama taipamisteni läbi teiste peegelduste. Ja on ka selliseid, kus on väga palju sellist, kus on maskulin ja feminiin on nii, et naised on rohkem maskuliinses energias ja mehed rohkem feminiinses. Kuidagi loodus tahab korrastada, et me ikkagi läheksime oma originaalsuse, korrastaksime endas kui tervikus, sest keisrinnas ja keisris on alati nii küps mehelik kui küps naiselik. Aga vaata, enne kui sinna mingisse nagu tasakaalu jõuda, on alati vaja käia nii varjus kui valguses, nii maskuliini, ürgses maskuliinis kui ka ürgses feminiinis ära, et mõista mõlemat osapoolt või tasakaalustada mõlemat osapoolt ja võtta vastu endas kui tervikus mõlemad osapooled. Siiski ma tahan öelda, et kui sa protsessita neid eraldi, siis on väga tähtis, et ta ei kaotaks oma mina ära. Et väga tihti on, et kui ei ole isa kellelgi kõrval olnud näiteks, minul küll on olnud. Aga kui kellelgi ei ole olnud siis, või ema, siis me tahame nagu ülistada kedagi, kes meenutab meile teda. Et ta oleks justkui nagu Jumal taevas või kaugel keegi tundmatu.
tegelikult ta elab meis niikuinii, non-stop, energeetiliselt aspektina. Väga tähtis on, et kui sa protsessid oma asju, et sa oleksid joondunud iseendaga eelkõige siiski kogu selle protsessi vältel. Sest see eesmärk on ikkagi, et sa jõuaksid iseendani 3-4 küpsesse naiselikkuse ja mehelikkuse tasakaalu. Need lähiaastad, mis meil on kollektiivis, me liigume sinna. Jah, kui me vaatame praegu globaalselt kas või ka presidente, täiesti number 1 maskuliin energia, ehk siis on küll mingid liidri omadused ja palju saavutatud, kuid emotsionaalselt või kuidas öelda, mentaalselt on veel vaja. Ja arvatakse, et ollakse maailma naba ja kõike teadev, siis tegelikult on näha, et see teeb kahju, kui sa ei ole emotsionaalselt küps siiski. Aga me liigume sinna suunda, et see ei jää nii, et praegu tundub nagu vahel hullumeelne kõik see kogu maailmas toimub. Aga see ongi sellest, et see tulebki sellest, et ei ole olnud, kui paljudel on olnud perfektne küps maskuliin ja feminiin ema-isa seal, neil olid ju omad traumad ka tavaliselt mingid sõjad ja asjad. Aga nüüd me nagu ehitame ise üles läbi iseenda ja läbi teistega suhtluse seda dünaamikat. Mõnele sobib läbi teistega suhtluse, mõnele sobib lihtsalt enda sisse energeetiliselt vaadata. See ongi kas ekstravert või introvert oled sa rohkem. Mõnele sobib mõlemat. Aga ma ei taha seda öelda, et maailmas nüüd mehed, naised jäävadki nii, vaid teatud mõttes selline distants on isegi vajalik, sest on tekkinud äärmused, vastandumised isegi naissoo või meessoo vastas, mingi läbi aja on see kuidagi kahjuks niimoodi kujunenud. Ma leian, et see on täielik absurdsus, maailm ei liigu niimoodi edasi ja sellepärast loodus ongi korrastanud seda sellisel moel. Ja tähtis on kasvada ja oma standardeid ikkagi tõsta ja mitte mugavustsooni kinni jääda. Läbida, kõik kogemused on väärtuslikud siiski. Ja kui keegi annab hinnanguid, siis tal on endal mingi protsess pooleli, aga ta ei vaata sinna. Näiteks keegi ütleb, et kas sa oled lesbi, et ma ei meeldi sulle või midagi. Siis on lihtsalt ego trip. Ja võib juhtuda nii, et äkki tal on endal isatöö tegemata. Äkki tal on hoopis, ta peegeldab oma mingit sedaga. Eks ju, tavaliselt kui sa näed midagi märkad, siis on, et huvitav, et kus see tuleb. Et mida ma ise vajan või et vaadata ka enda sisse. Kõik teed viivad Rooma, kõik teed viivad iseendani, Veevala ajastus. Ja meis kõigis on mees ja naisenergiat. Kui sa seda taipad, siis see teekond on sul kergem. Siis sa ei vastandu, siis sa ei eita, siis sa ei anna hinnanguid. Siis sa võtad kõik osad, nii distorted kui divine osad omaks, aga sa teed oma valikuid teadlikult. Sa ei toida. Sa mõistad. Kõigel on kõigega seos nii-öelda. Ja sa mõistad, miks miski oli nii. Ja et kuidas sina tahaksid. Sa nagu lood oma selle, veel siia omakorda. See on, mis Veevala ajastu tahab teha. Aga seda saab teha, kui sa oled väga heas kontaktis iseendaga kui tervikuga. Ainult siis on see võimalik. Kuskilt välismõjutustega välismõjutuste peale lootma jäädes, see on libe tee. Praegu on kõik õpivad iseennast alles. Seega parim, mis sa saad teha, on õppida iseennast ja
kuidagi sa lood alalisemat vundamenti ja see 1, 2, 3, 4 järgnevad aastad, praegu on 1, on ju, me oleme sinna seal alguses, ongi vundamendi loomise aeg kollektiivis. Stabiilsemad ajad tulevad just selle 3 ja 4 juures, ehk siis 2-3 aasta pärast on rohkem selline tunda kvaliteeti. Muidugi need, kes teevad endaga tööd juba on varasemalt teinud, siis nemad ei pea ootama, nemad võivad luua juba praegu endale selle, isegi kui on kaos sinu ümber või meeste-naiste niisugune konfliktid või lõhestumised kollektiivis, siis see ei tähenda, et sa pead sellega kõigega kaasa minema. See on lihtsalt see, kus on nagu peavool. Aga kui sina oled juba enesearengu teekonnal ja juba seal 3-4, sinu standardid on juba see divine masculine, divine feminine, siis oled juba loonud vundamenti juba varasemalt, oled olnud ettenägelik, siis loomulikult sinul on juba see eluliin nii-öelda praegu. Ja et see liigub lihtsalt, et see tuleb sulle lihtsalt teadmiseks, et ka teised liiguvad sinna. Et sa ei, võib-olla tunned ennast väga üksinda mõnikord sellises kollektiivses lõhestumuses, kus inimesed õpivad neid, sest antakse ka hinnanguid, mingid peegeldatakse teineteise puudujääke või nii-öelda lapsikusi, ebaküpsusi. Ja sellepärast ongi see distantsus natukene hea, et tekiks, osataks selle distantsiga, õpitakse väärtustama tegelikult, mis väärtus on meeste ja naiste koostööl tegelikult, kui väärtuslik või külluslik see tegelikult on. Mõnikord selline distants aitab seda näha. Ja et mis panus on minul olnud või kui ma ei ole väga hea panustaja olnud, siis mis panus saaksin ma nüüd olla. See kõik on täiesti praegu aktuaalne, ma leian, kuid veel mitte lapse kingades, aga sellised teismelise kingades väga paljudel. Ja isegi see haarab kaasa, kui sa ennast kui sa ei teadvusta. Jah, meie ürgolemused on olulised, aga on oluline ka areng, emotsionaalne intelligentsus, evolutsioon, et kuidas me siis looksime läbi südame, läbi küllusteadvuse. Teineteist väärtustades, võrdväärselt panustades. Et murduvad väga paljud sellised mustrid nagu naine on köögis ja mees on tööl või selline, või naine on kodus lastega ja mees teenib ainukesena raha. Sellised mustrid on juba murdunud ja murduvad ka edasi, et ikkagi kuidagi nagu tasakaalustab, aga ei ole ka vastupidist, et siis et rollid vahetunud, vaid seal tekib tasakaal, tahan ma öelda. Kuidagi nagu jaotatakse need, tasakaal tekib, võrdväärsus rohkem. Läbi eraldi olemise. Et kui ainult mehed on meestega ja naised on naistega loomas midagi ja loodetavasti mitte vastandudes, vaid arendades ennast tundma õppides, seda osa endast tundma õppides, mis on olnud vähemusest lapsest saati või tühimikus või näiteks poistel isa või naistel ema, nad õpivad nagu selle kaudu, kui nad juba õppinud ei ole. Enda kohta midagi. Et tasakaalu viia. See on äärmus niimoodi nagu ain mehed või ain naised. Et aga juba praegugi loovad ka mehed-naised koos, aga ma tahan öelda, et kahjuks suur enamus on ikkagi eraldunud. Ja see on mingi kollektiivne muster, ma tahangi öelda,
et see ongi selleks mõeldud, et ka nemad jõuaksid tasakaalu. Aga me tavaliselt jõuame läbi äärmuste tasakaalu, sest me õpime üht ja teist ja me saame aru, et mõlemad on poolikud ja mõlemad on väärtuslikud. Niimoodi ongi integratsioonitöö, et jõuda tasakaalu ja keskmesse. Vaatame mingi kaardi ka selle teemaga. Tahan võtta siit need. Jaa, vabastatakse siis mingid sellised nagu uskumused isegi meeste ja naiste osas ka. Et suguvõsas on võib-olla olla, et mehi ei saa usaldada ja on ju, naised ei vihasta ja ühesõnaga mingid väga kummalised uskumused, ebainimlikud uskumused on varasemalt olnud. Ja neid ka praegu väga aegsasti vabastatakse. Tekib selline tunne, et on lubamises ollakse, et seda nagu, et me kõik oleme inimesed. Ja läbi lugude või suhtlemise tekib selline intuitsioon ja elutarkus, et inimesed on hakanud rohkem avanema ja vabanema ja ennast avama ja vestlema ja küsima ja igasugused jah, tõesti sellised nagu lapsikused või rohkem vastutustunne kasvab läbi selle protsessi ka, sest õpitakse enda soo kohta ja vastassoo kohta päris palju läbi selliste äärmuste. Sest vaata, saadakse ausamat tagasisidet, kui on selline usaldusruum, kus nad tunnevad, et nad ei saa hinnanguid ainult. Et see on hirm, mis on mõlemal poolel, et saadakse hinnanguid. Aga see lahustub ja mõistetakse. Hinnanguid läbi sellise võrdluse või erisuste. Ja tegelikult kõik on inimesed. Ja uued algused on, beginnings näitab jah, et luuakse uusi algusi. Ja nurture, jah. Ole endal olemas. Ole endal see vanem, kes puudu oli. Sellega sa juba tasakaalustud päris palju. Kodu. Bloom. Sellega sa tasakaalustad ja su enda sees on rõõm ja enesekindlus. Su sisemine vägi jõuab koju kohale sulle sinus endasse, kui sa liiga ei sõltu välisest, vaid integreerid selle osas. Ja võib-olla teadvustad, kuidas sa oleksid tahtnud, et oleks olnud see aspekt sinu elus kohal või olemas. Ja rakenda seda endale ja kui sul on lapsed, siis oma lastele. See on parim tervendus. Aitäh sulle, armas, kaasa mõtlemast. Kui see sind kõnetas, pane like. See on lihtsalt minu neutraalne vaade maailmas toimuvale. Ja see on paratamatus, see on eluprotsess praegu, mis veevala ja ajastu on käivitanud. Ja seda nagu kiirendada või kangutada pole mõtet. Praegu ongi väga paljud, kas sa oled tähele pannud, kuidas noored ka, nad ütlevad, et ma ei tahagi näiteks abielluda või ma ei tahagi püsisuhet, sest praegune ajaperiood kollektiivselt ongi selline, kus õpitakse tasakaalustama ja väärtustama mõlemat osapoolt. See on tervendusprotsess eelnevate põlvede kaassõltuvusele, kui ollakse sõltumatu praegu. Ja läbi sõltumatuse tekib endal selline iseseisvus, sõltumatus, tasakaal enda sees. Ja siis see loob pinnase uut moodi suheteks, mis on rohkem usaldusväärsemad, teineteist, inimkonna, kõiki osapooli austav ja koostööväärne. Mida rohkem sa annad ruumi teistele inimestele seda protsessida omal moel ilma hinnanguid andmata. Seda kiiremini
nad jõuavad, tegelikult see on nende viis, seda eriti, kui nad on mõistuse inimesed ja nad ei ole väga enesearengu ja spirituaalse arengu. Mida rohkem nad inimsuhetega tavanähtuses teevad koostööd või suhtlevad, see on nende tervendustöö tegelikult, sisetöö, korrastus, ilma et nad seda ise taipavad. Nende hing on neid suunanud seepidi. Ja kes annab selles osas hinnanguid, gei või lesbi selles osas, et siin on ju palju naisüritusi ja meesüritusi, meessõpru on ju, kellel on omad ühised huvid ja nii. See on kõik selleks, et toimuks mingi tasakaal tervikus. Et selline ka füüsiline puudustus, kallistused või patsutus õlale võib olla teinekord väga-väga tervendav samasoolistel. See ei tähenda, et nad on ilmtingimata nii-öelda paar, vaid neil on mingi energeetiline tasakaalustus hinge õppetunnina läbimiseks, et nad saaksid oma eluteel uude etappi edasi minna. Ja mida rohkem anda hinnanguvabalt sellist ruumi seda teha, seda kergem on nii sellel kõikidel osapooltel. Sest see, kes hinnanguid annab praegusel ajal, vaata seda, vaata toda, tal on vaja tegelikult ka enda sisse vaadata, tasakaalustada midagi. Ja mida ta püüab õigustada? Kas see, kui keegi näiteks tema egole ütles ei, et siis ta nagu püüab, on ju. Et kui mina ei meeldi sulle, siis you must be lesbi, vaata. Et nii suur ego kohe või? Et võib-olla sul on endal isatöö tegemata või mingi selline asi, eks ju. Et noh, niimoodi vaata, pane tähele, kuidas see kergem minna kaasa sellise nagu peegeldustega, mis on teravad. Ja siis tekibki eraldus, et saadakse rahumeelselt omasugustega neid asju sättida, et siis ilma sellise pingeta, mis on tegelikult eelmistest põlvedest kogunenud, edasi suhelda juba rohkem suuremas tasakaalupunktis ilma hinnanguteta. See on veevala ajastu skeem, ma tahan öelda. See on veevala ajastu skeem, mida kas sa märkad või ei märka, aga oled ju tähele pannud, et sellised nagu grupeeringud või hinnangud lendavad siia-sinna. Kollektiivis, globaalselt. Aga see on paratamatus, see ei jää nii, see on protsess, mis on ajutine, nagu ma ütlesin, 1, 2, 3, 4. Mis see 4 siis on, oota? Kas on, oota, 2. 2029, 2030. 2030 võib tulla täiesti muutus, noh, niisugune nagu, see tuleb ka 5, mis on õpetaja, mis on transformatsioon, tasakaal, eks ju, niisugune nagu kuidagi rahu. Et see 2029 on siis maskuliinsuse, küpse maskuliinsuse õppetunni aasta, midagi loksub paika, mis kõik, mis praegu kuni selle ajani sinu sees või sinu ümber toimub, oled sa juba enesearengu teekonnal või veel ei ole, ükskõik mis moel sa seda enesearengu teed, igatahes midagi loksub veel omakorda paika. Kellel algmustrid siiruviiruliselt, kellel veel midagi täiendavat. Igatahes keegi ei jää puutumatuks. See on, kuidas mina seda näen, kuidas veevala ja ajastu tahab ennast avada meile. Ja miks ma seda teadvustan või jagan sinuga on see, et sa teadlikumalt saaksid manööverdada, saaksid ka mõistaksid, et teiste hinnangud praegu ei määra. Igaüks peaks oma nina hoidma enda arengus
ja just omasel õigel viisil, mis tundub talle, et toimib, valigi just see. Kui sul on vaja eraldada, on okei, aga ilma hinnanguteta see loob kiiremat tasakaalu ja ära teed välja ka teiste hinnangutest. Saa aru, kes sa oled, kus maal sa oled, igatahes need järgnevad aastad kas siiruviiruliselt täiendavad, rikastavad või panevad täiesti algtasandil midagi paika meessoo ja naissoo vahel. Seega 2028-2029 on sellised nagu küpsusastme ankurdumised, integratsioonid, oled sa juba enesearengu teekonnal või mitte. Ja 2030 on mingi täiesti tuleb midagi siin, uued loomed koos uuel tasandil. Kollektiivis, igas eluvaldkonnas, poliitikas, mehed, naised teevad koostööd, koolisüsteemides, arstisüsteemides, meditsiinisüsteemides, ühiskondades, kogukondades. Et me liigume sellise mingi küpsuse mingi suunas, mis on tasakaalus. Ja see on alaline, tahan ma öelda ka. See on väga määrav, mis praegu ehitatakse. See on alalise kvaliteediga. Pikaajalise kvaliteediga. Sealt edasi läheb ainult paremaks. Praegu on lihtsalt sellised väga ürgsed, algsed mustrite transformatsioonid konstruktiivselt. See ongi konstruktiivselt. Mil moel keegi seda teeb, see ei ole oluline. See ongi niimoodi määratud, et see oleks just täpselt nii, nagu see on. See ei ole vale ega õige. Ma tahan, et sa mõistaksid seda. Ja aeg on mitte teisi vaadelda ja hinnanguid anda, vaid pista oma nina oma enesearengu panusesse. Muidu sa jääd rongist maha. Ole hoitud, ole kaitstud. Ja kui sa soovid sellel teemal vestelda, siis broneeri aeg. Info on siin infos. Kohtumiseni.